Tere! Ameerika Ühendriikidest on viimasel ajal palju juttu olnud ja seda infot tuleb ikka väga erinevatest torudest, mida uskuda, mida mitte. Täna oleme siin Gunn-Britt Lillega ja tema on käinud peaaegu kõikides osariikides ja oled jälginud seda Ameerika elu ja oskad võib-olla palju adekvaatsemalt ja neutraalsemalt seda meile rääkida, et kus sul see Ameerika huvi üldse alguseks, ütle, kus see sul algus sai üldse? Nii, tere ka minu poolt. Ameerika huvi, ma ei tea, eks ole vist lapsest saadik olnud mingisugused kiiksud ja see kunagi Nõukogude kinolevisse jõudnud filmid olid suured mõjutajad ja muud siuksed asjadega, kes seda täpselt mäletab, aga põhimõtteliselt Ameerika saaga sai alguse 2009. Kui sai esimest korda Ameerikasse mindud ja kogu Route 66 läbi sõidetud autoks oli siis Cadillac Coupe de Ville 79. aasta oma, mis sai Denverist selleks puhuks ostetud ja peale seda sai kuni koroona lockdownideni iga aasta käidud seal korra või kaks. Ja nüüd täpsustuseks, et mitte kõikides osariikides, aga hetkel on 41 osariiki, kuhu jalg on maha saanud. Ja siis see poliitika huvi on sul ka olnud, et siis jälginud kogu seda protsesse, mis seal toimunud? See on nagu kuidagi ajapikku lihtsalt välja tekkinud niimoodi, et võib-olla alguses ebateadlikult mingi 8-10 aastat võib-olla rohkem teadlikumalt jälginud, mis toimunud on. Et ma arvan, et umbes 2015 võis alguse saada nagu see poliitika tõsisem jälgimine või just tõsisem, aga võib-olla natuke süvenenemalt. Ehk siis ütleme 10 aastat tagasi oli Brexit, ja siis vaadates, millised reaktsioonid siin Euroopas olid ja kohe järgmine aasta siis oli Ameerika presidendi valimised ja eks sealt ole siis nagu vaatanud, kuidas need protsessid sealpool käivad ja kuidas nad meieni liiguvad. No ja kuidas sa nüüd kokku võtad, kui hakkame tulema sealt, kas või siis sealt võtame Trumpi eelmisest valitsemise ajast, Biden nüüd uuesti Trump ja nüüd on jälle nagu need jutud seinast seina, et kuidas sa seda kõike ise näed? No ütleme niimoodi, et kuna me kohalikku, tähendab Eesti meediat praktiliselt üldse ei tarbi, teadlikult ei tarbi või et vaataks midagi seda teist ja kolmandat, vaid ma aeg-ajalt satun lihtsalt kuulda kaugusesse, siis need on suhteliselt fragmendid, aga põhimõtteliselt piisab või sotsiaalmeedias siis lugedes, mis siis Eestis teemaks on või kuidas suhtutakse, siis see on kõike muud see, mida ameeriklased ise näevad. Et kui nüüd 2016, kui nüüd teeme väikse remargi, et võiks öelda, et minust sai Trumpi fänn 2016. aastal, enne seda teadsid muidugi, et ta oli seal mõnest kinofilmis episoodilist osa etendanud ja siis mõned tema telesaated, kus You Are Fired on pärit ja siis aga üks asi, mis mulle meeldis Trumpi koha pealt 2016, kui vabariiklased on veel ära määranud, kes nende kandidaadiks saab, siis Trump ütles sellised ilusad sõnad, et temal ei ole aega tegeleda poliitilise korrektsusega. Ja siis mulle, päris hea, et endal ka sellest poliitilisest korrektsusest nagu tolleks ajaks oli juba, see oli nagu üle mõistuse, et pead mingisuguseid iga asja kohta mingid pehmendatud versioone leidma, et asju nimetada. Tänaseks päevaks on see päris lollimaaeks nagu ära liikunud. Ameerikas nüüd on tagasi käik kantud, Euroopa veel sellest kuidagi ei taha aru saada ja puikleb vastu. Aga ilmselgelt, et kui vaatame nüüd mingisugust protsessi, siis see, kuidas moodi Ameerikas pendel liikuma hakkab, siis mingisuguse latentsiga ta ühte või teistpidi Euroopasse jõuab. Arvestades seda, kui milline Euroopa Liit on olnud, siis see sama 2015 oli nagu märgiline koht, et toimus Brexit. Mina oma peas arvasin, et nüüd Brüssel võtab kätte, istub maha, vaatab peeglisse ja mõtleb, mis nagu valesti läks. Mis tegelikkuses oli
Brüssel hakkas lihtsalt puid ahju loopima täies mahus, nii et noh, nagu mingisuguseid järeldusi ei tehtud sealt üldse, vaid lihtsalt mindi oma agendaga täies kiiruses edasi. Kõik teised on süüdi, meie teeme kõik õigesti, britid on lollid ja nii edasi, noh. Ja sealt brittide poole pealt siis veel see, et sealt 10 aastat tagasi tekkis selline fenomen, et hakati, kuna see Brexiti hääletustulemus oli suhteliselt napp, siis hakati ju seal ajama seda teemat, et kuna see võit oli nii, Brexiti pooldajate võit oli nii napp, et siis hakkame, et see nagu ei loe. Noh, paneme selle mingisugusesse võrdlusesse, et siis kui korvpallimängus keegi 1 punktiga kaotab, siis ütleme, et see ei lähe arvesse, et noh, või igale poole elus võid edasi kanda selle loogika, et noh, et suhteliselt haige nagu. No ja see, mida me Euroopa Liidus näinud oleme, mis toimub, siis noh, ehk siis see on seesama nüüd mõnda aega teemaks olnud USAID, kelle rahad siis, või Ameerika, no ütleme üldiselt siis Ameerika rahad on üle maailma laiali jaotatud, viimasel ajal üks haigem projekt kui teine, et noh, mis on välja tulnud. Ja siis noh, arvata, et Eesti nagu sellest on kuidagi mõjutamata jäänud, on suhteliselt naiivne arvamus. Ja mõningad MTÜ nimed on nagu välja joonistatud siin mingi hetk, aga ütleme suures plaanis võib arvata, et see sama rahastus hakkas tõenäoliselt juba 80ndate lõpust. Et noh, üks asi on see, et kui sul arve peale see Ameerika poolt see raha tuleb, aga ringrahastus pluss sularaha liikumised, et kuna see USAID on kasutanud päris palju ka sularaha tehinguid, siis noh, eks need rahad hakkasid siiapoole liikuma juba seal suure tõenäosusega juba 80ndate lõpus. Ja kui 90ndate alguses riigikord muutus, siis noh, selle sama rahaga tõenäoliselt pandi püstiga või ehitati välja tänapäevane toiduahel. Ma olen suhteliselt kindel selles. Et noh, kes asja juures on, et nemad teavad, nemad vaikivad, aga kui mõelda nüüd, et millises mahus sealt rahad on liikunud igale poole, siis võib sellest, noh, pole vaja väga fantaseerida, et kuidas need asjad käinud on. Aga mis siis veel, ütleme niimoodi, et Trumpi esimene ajajärg, ma ei oskagi öelda, et kuidas see Trump tol hetkel Obama ei saanud kandideerida, noh Hillary Clinton võeti, aga Hillaryga vist ameeriklastel ka kõige paremad mõtted ei olnud, et noh, Trump võitis mitte küll suurelt. Aga ma arvan, et see Trumpi esimene ajastu, et Trump läks suhteliselt, noh mingisugune visioon oli, aga ta oli selles mõttes, tal ei olnud niimoodi väga kindlat suunda ei olnud valinud. Ja sealt edasi siis, noh muidugi see COVID-i asi tuli peale, nüüd hüppame tagasi jälle sellesse, et 2017 aasta jaanuaris Ameerika siis vaktsiinikuningas Dr. Fauci ütles enne kui seda, kui president ametisse astus, ütles kas oli Washingtoni, jätan selle koha vahele nüüd, et kus ta täpselt selle välja ütles, aga see on põhimõtteliselt ka internetist leitav videokujul, kus ta ütles, et Ameerika uuel presidendil saab olema tegemist mingi haiguspuhanguga. Küsimus on selles, et kuidas tema juba teadis seda 2017, kui see põhimõtteliselt hakkas kerima 2019 lõpus 2020, eks. Et järelikult oli see kellegi pikk plaan, eks. Ma ei oska nagu muud moodi seletada ja neid muid märke on veel olnud seal. Ja kui me nüüd 2020 aasta presidendi kampaania juurde läheme, siis tol hetkel oli juba see koroona täies hiilguses ja siis, et Biden siis oma kampaanias ütleb, et Trumpil ei ole mingit plaani selle COVID-i suhtes, aga meil on. No ja kui Biden siis lõpuks Valgesse majja kolis, siis üsna pea tuli teavitus selle kohta, et ei, me ei suuda mitte midagi selle COVID-iga teha. Noh, siuke valimiskampaaniaks hea öelda küll. Ja nüüd ma tulen tagasi Bideni ajaga, et see 4 aastat on olnud ikka täiesti masendav, mis see Bideni ajal oli.
aga teistpidi võib-olla oli see isegi hea, et Trump tol ajal kaotas, kuigi see kaotus on ka selline kahtlane, et ma kuulun ka sinna vandenõuteoreetikute hulka, kes ütlevad, et see tegelikult see Bideni võit lihtsalt lavastati. Et noh, liiga palju asju, mis vahetult peale valimisi isegi välja tuli, aga kuigi USA on föderaalriik ja osariikidel on päris palju õigusi, kas või selles suhtes, kuidas valimisi läbi viia või kuidas sa pead ennast tuvastama valimistele minnes, siis noh, seal oli ikka nii palju hämamist, et noh, see läheb liiga pikale, et seda kõike rääkida. Aga nüüd lühidalt võiks öelda, et põhimõtteliselt igas osariigis on oma valimismoodus või et ühes osariigis sa pead näitama nagu meil, et tuvastad oma isiku täielik pildiga dokumenti, eks ju. Mõni osariik on selline, kus sa pead näitama lihtsalt mingisugust dokumenti, kus on mingi nimi peal. Ja noh, üks California näiteks, tema pole ainus, on jällegi selline, et kus põhimõtteliselt sa võid käia ühest valimisjaoskonnast teise öelda, et sa oled John Smith igal pool või Smith John või mingi muu suvaline nimi ja saad igal pool hääletada, eks. Et kedagi ei huvita, kes sa reaalselt oled. Ja kui vaadata nüüd valimiste neid osariigiti, kuidas on, siis sinine värv, mis on demokraatide värv, siis enamus osariike, kus nüüd kas või viimastel valimistel Kamala Harris võitis, on sinised. Ja see on need osariigid, kus sul ei ole vaja esitada, tõendada, kes sa oled, või siis ainult see pildivaba dokument, sellest piisab. Et vahepeal 4 aastat, mis nüüd eelmistest valimistest oli, siis osad osariigid ikkagi karmistasid just seda, et iga suvaline tegelane ikka valimisjaoskonda hääletama ei tule. No muidugi ameeriklastel on veel see, et seal on vana traditsioon, et on ka kirjadel hääletamine, siis kirjadel see tähendab täiesti sihukest vanakooli kirja. Kõigile saadeti lihtsalt valimissedelid laiali, kes need täitis, kes need tagasi tõi, keegi ei tea. Nüüd seda poolt paljudes kohtades nagu tehti, et valimissedel saadetakse ainult nendele, kes selle tellivad. Mitte niimoodi, et paneme kõigile selle minema ja vaatame, mis tagasi tuleb. Nii et selle võrra läks mul ka Ameerikasse susserdamine vähekene raskemaks. Aga kui me võtame nüüd see üks asi on osariigiti vaadates, kuidas need valimised toimusid viimased eelmine aasta, siis maakonniti pilt, siis see on niimoodi, et see Ameerika oli väga-väga punane, kaasa arvatud California, välja arvatud siis mõningad üksikud sinised täpid. No sinised täpid enamasti keskenduvad sellistele metropolidele, suures plaanis kõik suurlinnad Ameerikas on siis demokraatide elektoraat. Ehk sealt nagu väga palju ei tule. Aga nüüd, kui arvestades seda, et kui Ameerikas käies, siis kas või esimene reis, mis oli umbes 5,5 nädalat mul, 20 osariike sai nagu läbi sõidetud ja lõpetatud New Yorgis ja see oli nagu 5 nädalaga ära harjunud, noh, kuigi sinna selle 5 nädala hulka sattus ikka LA ja Chicago, Memphis, põhimõtteliselt terve hunnik suuri linnu. Igal pool, no ütleme seal siis kui sa New Yorki jõudsid, nii-öelda kus ma lõpetasin reisi, siis see New York oli niivõrd teistsugune kogu selle reisi kontekstis, et täitsa imelik oli, et saad aru küll, et see on Ameerika ja kõik on, aga kogu see õhkkond või ei olnud see, mida sa olid nagu varem kogenud, et põhimõtteliselt, kui ütleme ükskõik milline suuremas linnas olla, siis tegelikult seda võib tajuda. Nii et ma ei mäleta, kui palju sa ise sellest oma Ameerika reisis seda Los Angelese poolt mäletad, aga võib-olla see Los Angeles ei olnud niimoodi, et ta on nagu väga hajutatud ja hirmus suure ala peal laiali, et New York, kui sa Manhattanil või seal läheduses oled, et see on nagu väga kompaktne, et seal võib-olla see tuleb paremini välja kui LA-s. Ja suheldes seal Arizonases, seal ikka olid ikka Trumpi pooldajad ikka enamasti, aga LA-s juba on jälle teismoodi. No LA on ju järgmine osariik, California ja California on ju
kuidas me seda Californiat siis iseloomustame? California on kõige suurema maksukoormusega osariik Ameerikas. Nii müügimaksud kui kõik need tulumaksud ja kõik muu. Et siis see on nagu, seal ühesõnaga, ja seda rohepropagandat on seal tehtud ka juba väga ammusest ajast, nii et arvestades seda, et sisuliselt, kui Arnold Schwarzenegger seal kuberneriks on, ütleme, California pealikuks sai, ehk siis on see demokraatide valitsemise aeg, mingisugune üle 20 aasta olnud seal jutti ja nüüd see sama aasta algus, mis näitas, et tegelikult on see California omadega ikka üsna kehvas seisus. Sest arvestades seda, et 4 viimast aastat on ju täielik propaganda, mis meieni ongi jõudnud, see kogu see võrdõiguslikkus ja kõiksugu, mis iganes, kogu see vikerkaare ja rohemaailm täie lauluga seal käima tõmmatud, siis nüüd jaanuarikuus suured põlengud olid, millest oli tegelikult neil, ütleme, asjaosalised pidid teadma, et õige suuna, õige tuul, õiges suunas ja õige tugevusega, siis põhimõtteliselt põleb see LA sisuliselt kuni ookeanini maha, mis tegelikult juhtuski, sest need sõnad, mis ma praegu enam-vähem ütlesin, pärinevad eelmise aastas ja 24. aasta juulikuu Joe Rogani podcastist, kus ta andis edasi ühe LA tuletõrjuja sõnu. Ja kogu see jutt, mis siis oli ka seal juures, et tuletõrjujat valitses veepuudus. Meil siin Kanal 2 vist jäi ka silma sellega, et tuletõrjujate tööd takistab veepuudus. Okei, tavainimene mõtlebki, et torud said tühjaks või mida iganes, et mingil põhjusel, aga tegelikult oli see, nagu sügavam põhjus on see, et veehoidlad, kas olid alatäidetud või üldse tühjad, kus sihukesteks puhkudeks vett pidi saama, ehk kogu see LA juhtimine või California juhtimine sealhulgas või laiemalt, siis see oli nagu ebapädevus. Esiteks Newsom, kes on siis jätkuvalt veel California pealik, tema peale on seal kohalikud ikka kaunikesti närvis, järgmine on LA linnapea, kes siis kuulub grupeeringusse, mida nimetatakse Ameerikas siis DIA, ehk põhimõtteliselt on see võrdõiguslikkus, võrdsus, mida iganes. Ühesõnaga kõik see kahtlane maailm kokku võtta. Selle siis tuletõrje pealik oli sama sättumusega mingi vikerkaare tegelane. Ja siis veel oli üks California kõige kõrgema palgalisem naisterahvas, kes siis kogu selle vee teema eest vastutas, siis tema tööintervjuu või intervjuu siis mingile meediakanalile oli see, kus ta siis väga rõõmsalt ja särasilmselt rääkis sellest, et tema kõige suurem huvi on just seda DIA-d juurutada selles sektoris, kus ta tööl on. Sama jutt tuli ka selle tuletõrje pealikult. Kõik on naisterahvad, ühesõnaga seal LA-s kõik on mingisuguse sättumusega naisterahvad sinna etteotsa sattunud. Kuigi nüüd vist viimane hetk on see, et paar nädalat tagasi järsku mingi uudis väga ei süvenenud, aga et see tuletõrje pealik siiski sai oma ametist vabaks. Aga seal üldse oli ju imelik asja juhtus, et ega see lennukid kukkusid alla ja seal olid ka need... see Valge Maja ja kongressi lähedal kopteri ja lennuki kokkupõrge, et seal on ka, et see on nüüd natukene nagu muu info varju jäänud, aga ka seal tuli teemaks see, et päris mitu päeva võttis aega enne kui avalikustati nimed, kes kopteris oli. Seal oli 3 sõjaväelast, aga nimesid ei avalikustatud. Lõpuks siis, kui nimi avalikustati ja see, kes siis kopteris kange liigutas, tema oli jällegi, kas ta oli 27 aastat vana naisterahvas, kellele sõjaväeline taust ja kõik, aga tal oli lennutund, üks asi, lennutundi oli vähe, aga kõige tähtsam moment oli see, et oli jällegi Bideni administratsiooni juures Valges Majas nagu mingisugune
ma ei oskagi, kuidas seda nimetada, noh, mingisugune tegelane, kes siis on vormis, sätib asju seal. Ehk siis, kui Biden andis üle neid vabaduse medaleid ja kõike, siis tema oli näiteks seal, kui ma nüüd ei eksi, kas oli Karl Lagerfeldi või kellegi saatjaks. Noh, kuna ta on nii vana inimene, siis ta toimetati sinna kohta, kus siis see medal anti ja ühesõnaga, ta oli rohkem valges majas kui sõja, noh, ütleme selles tavalises treeningvormis. Ja kui need igasugused netianalüütikud, kes on vaadanud seda videot, mis siis CNN-i kätte sattus ja mis siis sealt poolt rändama läks igale poole, et seal oli üks asi, et kopter lendas 2 korda kõrgema sellest, mis oli lubatud sellest maksimaalsest kõrgusest. Ehk siis, kui maanduv lennuk tuleb, tema on nagu enam-vähem trajektooril teada, kus kõrgusel on. Kopter peab siis olema oluliselt allpool, aga see kopter oli 2 korda kõrgemal ja kui vaadata, kuidas nad üksteisele lähenesid, siis see kopter ei teinud absoluutselt ühtegi liigutust selleks, et seda kokkupõrget vältida. Kuigi ta pidi nägema seda, noh, lennukituled on sellised, et neid, noh, nähtavus oli piisav, et oleks pidanud neid nägema, et see kahtlaselt, eks ametlik info kunagi tuleb, aga kõik on nagu seda meeld, et see oli nagu sihilik rünnak lennuki suhtes. No ja siin ju... Ja üks märkus veel, et see naisterahvas, kes kopteri piloot oli, kogu tema sotsiaalmeedia kontod olid kadunud selleks hetkeks, kui nimi avaldati. Noh, üht-teist ikka kuskilt kellegi teise kontodelt välja raaliti, et mis attituudiga ta siis seal tegelikult oli. No ma tahtsin jah siin märkida, et lisaks kõik need atentaadid ja atentaadikatsed, mis Trumpile tehti seal kampaania ajal, et see näitas, kui suured pingutused tehti, et ei saaks presidendiks ja noh, muidugi 4 aastaga jõudis Biden päris palju tuksi keerata seal ja nüüd kui me tuleme ajas lähemale nüüd, kui nüüd Trump on võitnud ja presidendiks asunud ja neid ümberkorraldusi teinud ja hakanud maailma või esialgu Ameerikat normaalsemaks muutma, et kuidas sa seda kommenteerid? Ühesõnaga, ma pean nõustuma nende arvajatega Bideni suhtes, et see 4 aastat Bideni valitsemisaega oli tegelikult vajalik selleks, et näha, kui sügavale sohu demokraadid või tänapäevane demokraatlikud jõud suudavad ennast viia. Ameerikas roogitakse seda välja praegu hoolega, Euroopa laseb samas vaimus edasi, nagu me näeme, nad ei taha üldse mitte midagi millestki aru saada. Et siis kogu see rahastus, mis Ameerikas on nüüd 20. jaanuarist välja toodud, et kuhu kohta kõik need rahad on kadunud, ega seda keegi täpselt ei tea lõpuks. Aga demokraadid Ameerika poole peal on väga, eriti need suuremad, kes rohkem pilti on sattunud, siis nende varad on nagu väga hästi kasvanud selle Bideni aja jooksul või kui nad on seal kongressis või senatis ametis olnud, et see on nagu päris, see nõuab pikemat lähenemist. Aga nüüd see kogu see valimiskampaania, mis eelmine aasta oli, siis põhimõtteliselt on niimoodi välja toodud ka seda, et sisuliselt Ameerika maksumaksja rahaga rahastati neid atentaadikatseid, mis Trumpi suhtes toime pandi. Ehk siis kuna see rahastus on niivõrd hämar, et kus kohast mingid rahad liikusid ja kes kus olid ja miks see salateenistus nii kehvalt oli, et oli näha, et keegi katuse peal jookseb ja tähelepanu ei pööratud sellele. Ja noh, see on nagu suhteliselt müstiline, mis seal toimus. Aga nähes seda, mis praegu toimub ja kui ärevile ja paanikasse demokraadid on viidud, siis noh, see on nagu ilmselgelt kõike seda nad kartsid, et need asjad hakkavad välja tulema, võib-olla nad ei osanud oodata, et Elon Muski tiim on suhteliselt efektiivne siiski on kogu selle asja väljarookimisel või päevavalgele toomisel. Ja asi, mida meie meedias tõenäoliselt ei kajastata, siis praegu on USA demokraatide toetusprotsent alla 30, mis on kõigi aegade madalam, mis neil on. Polegi nii alla see asi läinud. Samas Elon Muski tiimi ja Trumpi tegemisi
selle toetusprotsent on 80 lähedal ja need ei ole siis võetud kuskilt suvalisest kohast, vaid noh, meie meedia tõe impeeriumis CNN, kes on neid numbreid avalikustanud, eks. Need noh, et muidugi USA meediakanalid on ka omaette teema, et noh, ma ei hakka nüüd ütlema, et kui Ameerikast vaadata, siis suhteliselt adekvaatne on siiski Fox ja absoluutne vasak äärmuslik telekanal on siis MSNBC, no see on noh, alla igasugust arvestust, et see on nagu tõeline sõna otseses mõttes kommunistlik propagandamasin täielik. Aga jah, kui nüüd vaadata, mida siin nüüd tehtud on ja kui nüüd vaadata ka seda, kuidas siin Euroopa on suhtunud Ameerika uude administratsiooni, siis paneb pead angutama nagu, et suur liitlane ja niimoodi siis. Suur liitlane. Kõigepealt ütleme, et Trumpi esimene ja nüüd teine valitsemisaeg. Meenutame kuidas meie meedia käitus siis rohkem kui 4 aastat tagasi, kui Trump esimene valitsemisaeg oli. Kiruti Trumpi igast asendist, kõik tema ütlused ja kaasa arvatud see, et kui Trump ütles NATO-ga kohtumisel laua taga, et te peate lõpetama Venega äriajamise, kui te ise tahate ju, et saada Ameerikalt rohkem toetust oma turvalisuse pärast, samas te kannate raha nagu või sinna Venemaale kõvasti üle, noh, kõik need gaasid, naftad, mis seal kõik liikusid ja muud materjalid. No tal oli õigus ju. Et siis sellest tehti siukene kohutav kisa. Noh, ütleme ERR, eriti AK varjundis oli lõpuks selline, et iga jumala päev oli AK 9. uudistes Trumpi kirumise minutid. Ja siis, kui tuli Biden, siis ühtäkki kõik vaikus. Noh, Bidenisse ametiasumine sattus jube hästi või õigemini Eesti valitsuse kaaperdamine toimus ju samal ajal, kui Biden Valgesse majja kolis. Noh, öelge veel, et juhused on olemas vaevalt küll. Ja mingi aeg peale seda, siis kui oli nüüd Reformierakond, siis tegi läbirääkimisi kellegi iganes tol hetkel, kaasa arvatud selle korrumpeerunud Keskerakonnaga, mille pärast valitsus siis nii-öelda ametlikult laiali saadeti. Et siis ühel päeval on ta korrumpeerunud, järgmine päev kõlvab neile juttu ajada küll. Ja siis Eesti Raadio laupäevane mingi poliitikasaade, kas on need Vabariigi kodanikud või mis laupäeval keskpäevavaik on, siis 4 aastat tagasi, jaanuarikuus või veebruaris kuskil see oli, et üks saates osalejatest ütles, et uude koalitsiooni lepingusse peaks panema kirja sellise punkti, et Bideni kohta mitte midagi halvasti ei öeldaks. Ja selle tuletas mulle Facebook mõned päevad tagasi meelde, et ma olen sellise teemalise postituse teinud. No ehk siis ühte presidenti me võime kiruda niimoodi, kuidas saame, teise seniilse vanamehe suhtes peame olema väga siukesed tagasihoidlikud, mitte midagi ütlema. Ja nüüd vaatame, et Trump tuli uuesti võimule. Ma arvasin, et Eesti meedia kuidagigi võib-olla tõmbab tagasi, aga noh, siin on veel hullemaks läinud. Mitte ainult meedia, vaid arvestades seda, kuidas poliitikud säutsuvad. Siis noh, ma ei tea, klassikaliselt tule taevas appi enne. Et kui te arvate, et see info Ameerikas Valgesse majja ei jõua, siis te olete küll purulollid. Et pole siis imestada, et Kallas, kes seal sädeleb kõrgel ametikohal Brüsselis, siis temasugune saadeti ka ukselt tagasi, et noh, anna andeks, et meil ei ole sinusugusega siin midagi rääkida, et vaata, mis jama sa suust välja ajad, eks. Noh, ja ilmselgelt on seal nagu ühesõnaga, Ameerika vaatab üle Euroopa, sest Euroopast ei ole, need sädelevad avaldused nii meil Kadriorust kui Toompealt, kui Euroopa teised kõikvõimalikud Macronid ja Steinmerid ja von der Leyenid. Muide, von der Leyeni hüüdnimi ingliskeelses meedias on või maailmas on von der Leyer, ehk siis von der valetaja. Niimoodi, et noh,
see ei ole see materjal, kellega nagu tõsiselt asju ajada. Aga kui nüüd vaadata seda, mis toimub siis Ukraina suunal, et kuidas seal need arenguid? No see Ukraina, alates 24. veebruar 2022 on ju meil kohutav sõjapropaganda lahti läinud. Et Aarne, ma võin su käest küsida, et tead sa nimetada riiki, kelle tunnuseks on 3 lõvi ja sinikollane värv? Siin kauge pole vaja ostsida. No vot, et see, et 24. veebruar see aasta veel mingisugusest inertsist sinimustvalge pika Hermanni torni tõmmati. Aga noh, kui kogu meie valitsus, ministeeriumid, ametiasutused igal poolt vaatab vastu sulle kollane ja sinine värv, seesama vaatab vastu ka X-is, et siis milline riik, iseseisev riik, nagu ennast püüame siin näidata, ehib ennast võõra riigi värvidega. Nii et sinimustvalget praktiliselt kuskil näha ei ole. Muide X-ist tänu X-ile ma vaatasin siis üle kõik meie lähiriigid, mitte ükski riik, ei Soome, Rootsi, Norra, Läti, Leedu ei sea esikohale võõra riigi värve. Vaid ikkagi on oma asjad ja kui võib-olla seal pildi allkirjas, profiilipilti ma nüüd räägin, et profiilipildi all võib-olla on siis mingi väike Ukraina toetusavaldus kirja pandud, aga mitte nii, et sulle nagu karjub näkku, et sul on 3 lõvi ja sinikollane ja ma ei tea, mis tunde see kellegist tekitab, aga ausalt öeldes on kaunis tülgastav sihukest asja vaadata. Et, aga selle Ukraina sõja teemaga, see on nii pikk teema, et see sõda, see, et sa 24. veebruar 3 aastat tagasi pihta hakkas, me jõuame ikkagi 2014. aastasse. Et juba siis korraldas see Donbassi kant ja Luhansk ja kõik, mis seal on, Ukraina ise korraldas mingit sorti genotsiidi oma elanike vastu. Ehk siis tegelikult seal on nagu väga suur venekeelne elanikkond. Ehk kui keegi arvab, et ma nüüd panen pada, siis võiksite otsida välja CNN-i, järjekordselt CNN, tõeministeerium meie jaoks. Otsige nende arhiivides neid videosid, mis on tehtud sealt piirkonnast 2014. aastal. Ja millised olid inimeste reaktsioonid kogu sellele tegevusele, mis seal toimus. Sellest keegi ei räägi. Ütleme, sealt sai nagu kõik asi alguse kuidagi moodi. See Krimmi annekteerimine ja kõik, Krimmi suhtes on, kui keegi hakkab jälle mingit ajaloolist juttu ajama, siis Krimmist on üle käinud nii palju horde, et keegi ei mäletagi, kelle oma ta on. Aga Ukraina sai selle Krimmi siiski, kas oli 54. aastal, ta oli autonoomne Nõukogude vabariik ja Hruštšovi aeg, mingi asjaga seotud, siis anti see Krimm, läks siis autonoomsest staatusest üle Ukraina koosseisu. Et siin on jällegi, et kuidas kellegi vaatenurk on, et on ta siis õige või on ta siis vale, et on Venemaa käes või ta on peaaegu Ukraina käes olema, aga nii mingi ajalooline moment on olnud seal. Ja kui väga sügavasse ajalukku minna, siis pagan teab, kes seal on ajalooline õigus sellele on. Aga see, et nüüd see 24. veebruar 22 nüüd aktiivsem sõjategevus hakkas, siis seal on nagu mitu aspekti, et tõenäoliselt selle jutu eest saan kohe aasta ajakirjanikult ka putinisti auväärt tiitli osanikuks, aga et meile nagu meie kogu see sõjapropaganda sihib ainult selle jäämäe kõige kõrgemat tippu, isegi sealt natukene allapoole seda juba nimetatakse putinismiks, me ei hakka rääkima, mis seal allpool veepinda on. Aga siin on nagu üks asi on nagu kindel, et Ukrainas on ameeriklastel keemialaborid või biolaborid, millest siis toimetati kõike muud kui midagi head. Sealhulgas oli teemaks ka biorelv, millega siis venelasi rünnata. Osad laborid olid kaunikesti piiri ääres, kas nad on alles vaevalt, sest ühtede teoreetikute järgi väga suur osa esimestest rünnakutest läks nende teadaolevate laborite suunas ka. Ütleme siis 24. veebruar. Teine asi siis oli see, et midagi seal ikkagi jälle seal Donbassi ja Luhanski kandis toimus Ukraina poole pealt, et
et võib-olla see ajas ka nüüd Vene poole peal natukene. Ja noh, eks seal ole veel erinevaid asju, aga üks asi on see, et ma ei suudagi nüüd välja mõelda, et kumb on see, et kas Macron ja Scholz andsid Putin, nemad olid 2 viimast, kaasa arvatud Orban, 3 viimast siis, kes vahetult enne sõjategevuse algust Putiniga suhtlesid või üksteise juures külas käisid. Et Orban ei lähe arvesse, aga Scholz ja Macron küll. Ehk esimene versioon oli nagu see, et okei, et venelane läheb siis kuni Kiievini välja, tehakse mingi rahu ja pärast elame jälle rahulikult edasi. Noh, midagi läks kuskilt pool valesti, kellelegi midagi ei meeldinud. Et nüüd on see 3 aastat vindunud. Noh, ja kui arvestame, et kui agaralt meie sõjapropagandistid on töötanud, siis noh, olgem ausad, kui kõik need 3 aasta propagandistlikud jutud kokku panna, siis Venemaal praegu ei tohiks olla peale Putini Põhja-Korea sõdurite ja mitte midagi. Ehk raketid said neil otsa juba 22 suvel, ometi need on plahvatanud seal edasi. Venelastel ei ole elavjõudu, ei midagi. Putinid ennast ka ei ole. No Putin on jah, see on teisel pool Uraali või Uraalide sees, kus iganes, noh, ja nad nagu taotakse seda sama rütmi nagu 3 aastat aru saamata, et on juba esimene sanktsioonide pakett pidi venelased maatasa tegema, ometi enne seda, kui Kaja Kallas sinna Rubio ukse taha jõudis ja lõpetas fiaskoga seal, siis enne seda ta X-is kilkas nii, meil on nüüd 16 sanktsioonipakett valmis. Noh, need mõjuvad, täpselt see 16 mõjub sama hästi nagu eelmised 15. Sisuliselt Venemaa läheb oluliselt paremini kui ükskõik millisel G7 või mingi siuksel riigil. Et noh, et ärge unustage, et BRICS on siiski kuhu Venemaa kuulub, on teine siuke majandusühendus, kuhu sisuliselt on järjekord ukse taga, et sinna ühendusse sisse pääseda. Ja sinna tahavad saada ka kõik suuremad naftatootjad, araablased, et seal ühtlaselt olla siis nii-öelda. Et tänu Bideni nõrkusele siis oli neil plaan ka oma valuuta, et dollar kõrvale lükata, võib-olla nüüd Trumpi aegadel see mõte maetakse maha, sest Trump ähvardas, et kui nad võtavad oma valuuta kasutusele tehinguteks, siis saavad ka igasuguste tollitariifide ja sanktsioonide osaliseks, et võib-olla selle mõtte nad matavad maha ja noh, väidetavalt Hiinal pidi olema meeletu kogus dollareid, et nad võib-olla ka ei taha sellest nagu päris ilma jääda. Ja Hiina on üks BRICS-i asutajaliikmeid. No tollid on ka üks teema, et Ameerikaga tõus. No Trumpil on ambus teema, et Euroopa või siis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelises kaubanduses on ameeriklastel 330 miljardit miinust. No suurusjärk on umbes selline. Ehk siis lihtsamalt seletades eurooplased tassivad selle summa eest rohkem kaupa Ameerikasse kui ameeriklased Euroopasse. Tähendab seda, et Euroopa ei võta nagu Ameerika tooteid vastu. Ja suures plaanis, mida Trump on mitu korda maininud, on autod ja siis põllumajandustoodang, noh, toidukaubad ja kõik edasi. Noh, kui aus olla, vaata meie riiuleid, siis noh, made in USA-d väga palju asju näkku ei vaata, ükskõik mis oleks. On see elektroonika, noh, ütleme isegi need samad Apple'i telefonid, need tulevad Hiinast mitte USA-st. No tõenäoliselt võib-olla nüüd Trumpi ajal kolib Apple oma toodetega Ameerikasse tagasi, kes seda teab. Ehk siis, kui me meenutame enne Euroopa Liiduga liitumist, siis sisuliselt raadios iga kuu teavitati Eesti välisuudistes, et palju Eesti väliskaubandusbilanss oli. Noh, lihtne oli, kui oli plussis, siis sa järelikult müüsid rohkem välja, kui sisse tõid, kui oled miinuses, noh, nagu Eesti oli kogu aeg, ehk siis tood väljast sisse rohkem, kui vastu müüd. Noh, ja ameeriklastel ongi seis. Ja tundub, et mitte ameeriklased pole ainukesed, kes selle jama otsas on, et mingisugune info on ka Austraalia poole pealt, et ka neil pole Euroopaga kõige paremini läinud. Ehk Euroopa nagu kaitseb jubedalt oma turgu sellega, et väljaspoolt mitte midagi ei lase ligi, aga samas nagu ise tahab igale poole minna. Ja nüüd, kui
Trump on oma 25%-st, noh, ütleme meie keeli siis tollimaksu kehtestama, siis tegelikult ütles välja selle, et ta vaatab, see maks kehtiks Euroopa Liidu riikidele erinevalt, et noh, nii palju teadmiseks, et Ameerika Ühendriikides sellist asja nagu käibemaks ei eksisteeri, noh, nagu meie oleme aru saanud siin Euroopas. Neil on seal piirkondlikud eripärad, igal osariigil on mingid omad müügimaksud ja veel mingid lisamaksud ja üldiselt on reegel selline, et kõik metropolid on alati kallimad, kui natukene juba sealt välja minna. Ehk siis kohalikud maksud on need, mis nii-öelda selle mingis mõttes selle käibemaksu osa ära täidavad. Aga ja sellepärast on ka Ameerikas ju tavaks see, et need hinnad, mida sa poes letil näed, need on netohinnad. Ehk see, mis sa kassas maksad tegelikult rohkem, kui sa need letihinnad kokku liidad. Aga see vist ongi selleks, et näidata, et kui sa käid näiteks mingisuguses Florida, Miami's näiteks Walmarti sa lähed siis kuhugi Californiasse, et kas hinnad on üks ja sama, aga põhimõtteliselt saad sa võrrelda, palju sa ühe ja sama eest lõpus seal kassas raha välja annad. Kuule, aga lõpetuseks vaatame korraks seda rahu läbirääkimisi ka, et kui rahu poolt oled, siis sa oled ikka putinist. No see on ilmselge, et ega meie need sõjapropagandistid ju niisama ei tööta, et kellelegi on see hirmus kasulik, et see sõda võimalikult kaua kestaks. See on hea moodus, ütleme juba COVID-i aegadest, et lükkame inimeste need ärevuse ja hirmufaktori seierid punasesse, siis on inimesed alati toredasti manipuleeritavad, väga ise ei mõtle, kuulavad tammuli sui seda, mida meile propagandamasin ette ketrab, kõik räägivad, kui kole ja halb on see, mis seal ikka Ameerika või noh, tahab rahu saada ja Putin on igavene reetur, teda ei maksa uskuda, et mida iganes. Vaadates seda, kuidas Zelenski peale seda Ameerika fiaskot käitunud on, siis sealt on nagu igasugust infot, kord on nii, kord on naa, aru ei saa, et mida ta tegelikult mõtleb ja mulje, et kusjuures see, et Zelenski sellise teatri, kui seal Valges Majas kokku pani, see tõenäoliselt ei olnud tal siiski päris oma plaan, vaid ta oli vahetult enne seda, et paaritunnine kohtumine USA demokraatidega olnud. Seda ei eita keegi, aga ma ei tea, kas meie meedia sellest üldse midagi rääkinud on, et tõenäoliselt instrueeriti või võib-olla instrueeriti teda juba Euroopas peale seda, kui Kaja Kallas ukse pealt tagasi saadeti. Noh, mine sa tea, kõik variandid on laual, nii et aga jah, et meie maailm on, vaata, sa mäletad seda aega 80-ndatest, kui sa kuulasid. Kui kuulasid diskot, siis nimetati diskopepuks ja kui olid vähe kangemad muusikat, siis oli mingi heavy või metallimees ja no, oli nagu kaks varianti. Praegu on ka niimoodi, et noh, kui me liigume nüüd siin lähemasse aega Bushi või see, kui see 9.11 New Yorgis toimus, ehk siis sealt tuli see kõnepruuk, kas sa oled meiega või meie vastu, eks ju. Ehk siis samamoodi, et on Eestis, et nii kui sa juba sellest ametlikust narratiivist natuke teistmoodi mõtled, oled putinist, noh, ja see on nii siukene plaat, et noh, et meie poliitikud nagu ka ära ei väsi selle kasutamisest. No selge, ega siis midagi, loodame parimat, et eks siis Ameerika nagu praegu ka sa ise võtad, kui oli siin Trump ära valiti, tõmbasid ikka lipuvarda ja ajasid oma Cadillaki välja. Ei, Cadillaki välja jäänud, aga lipud olid väljas. Nii 6. novembril kui meie ajärg, siis kui see tulemused selgusid, kui siis ka 20. jaanuar oli lipp väljas. Aga tänud sulle, Kumbrit, ja edu! Aitäh!